Nii, tere õhtust. Ma olen jõudnud Tamula hotelli, kus ma veedan ühe öö, enne kui ma homme Tartusse tagasi sõidan. Kuulsad influencerid ütlevad, et kui te hotellides filmite, siis ärge kunagi laadige videot siis üles, kohe pärast filmimist, eks ju. Ja ma selle video panen ka alles üles siis, kui ma olen juba hotellist lahkunud. Nii et kui keegi tahab mulle Tammula hotelli külla tulla, siis mind siin enam ei ole. Aga hotell ise on väga tore. Ma vaatasin hinnangud on internetis viletsamapoolsed, aga tegelikult ma antisin päris vägevalt suur tuba, otsevaade Tamula järvele. Vannitoas on põranda soojustus, ehk põrand on soe. Ma tunnen valesti, et ei saa olla. Ja oli soe. Ja. Teed on jäetud siia ja tuppa ja nii, et väga šef hotell on minu meelest. Aga nende hinnangutega on nii, et inimesed aeg-ajalt ei mõtle, mida nad nagu hindavad. Et see on nagu, et kui algklassi laps kirjutab kirjandi ja kui, 7. klassi laps kirjutab kirjandi ja kui keskkooli laps kirjutab kirjandi ja siis ülikooli laps kirjutab kirjandi ja magistrant kirjutab kirjandi. Neid kirjandi ei hinnata samamoodi, eks ju. Ja samamoodi hotelle ka, et vastavalt sellele, on tegemist, eks ju, et lennunduses on hästi palju need Ryanair ja Emirates'id on nalju, eks ju, aga Ryanair ja Emirates on täiesti erinevates kategooriades lennufirmad ja oma kategoorias on mõlemad tipptegijad, nii et ei maksa nagu hinnata valesid asju. Aga see hotell mulle täiesti meeldib, nii et minu hinnang on hea. Ja ma just käisin nüüd duši all, ma siin rätikutesse mähkunud nagu vana muumia, üks hotellide võlusid, eks ju, ja mõtlesin, et teen väikese mõtiskluse. Ja mis sobiks nagu minu praeguse olukorraga, eks ju. Ja minu praeguse olukorraga sobiks siis võib-olla mõtisklus sellest, mida minu noorus kutsuti minkimiseks, mida praegu kutsutakse meikimiseks. Ja mõte tekitas mulle üks lause, et kunagi keegi ütles mulle enda arvates vist eesti keeles, et midagi ei meigi sensi. Ja mina, kui ma eesti keelt räägin, ma üritan ikka eesti keeles mõelda. Ja ma kuulsin, et mingitakse parajasti mingid selgelt nägijad, et pannakse ruuži põskedele nõiale. Ja siis ma sain aru, et see tuleb tegelikult inglise keelest. Aga jah, et see minkimine või meikimine või kuidas seda tänapäeval kutsutakse, et see on mul olnud alati elus selline valupunkt, kuna see ei meeldi mulle üldse. Ja kui sa oled naisterahvas, eriti minu noorus naisterahvas, siis see ikkagi kohustuslik, ja seda survestati tegema ja ma üritasin. Ma ostsin igasuguseid asju ja ma panin peale ja kohe kraapisin küntega maha. Natukene rohkem oli juba edu sellise asjadega, mida ei saa maha kraapida, et üritad juustesse paar triipu teha ja keemiliselt ripsmeid värvida. Sellist jama teha, aga jah, see minkimine ja mina see ei läinud üldse mitte. Ja siis ma lihtsalt otsustasin, et kuna ma ei saa, ma ei otsustanud, ma seda ei saanud seda teha, ma tundsin ebamugavalt ennast, kui mul mingisugune krohv on peal, eks ju. Ja otsustasin, juba puhtalt kehalisel tasandil elada nii, nagu ma tahan. Ja see oli muidugi raske, sest enamik naisi ei olnud nagu mina. Ma mäletan, et aastad tagasi ma kohtusin teise naise, kes oli ka nagu mina, kes ka ütles, et ta ei pane kunagi make-upi peale, et ta lihtsalt kraabib maha, ta ei saa aru. Ja huvitav kogemus oli ka mul ühe kolleegiga, kes kasutas väga palju make-upi ja väga ilusti oskas kusjuures seda peale panna, nii et nagu teatrikrimm, eks ju. Ja ta ütles mulle midagi väga huvitav, ta ütles, et mu vanemad ei tea, mis nägu ma olen. Sest ta oli nii, et ta oli, sai täiskasvanuks, eks ju, kolis vanemate kodust minema, siis 10 aastat ei olnud selleks hetkeks koos vanematega elanud, inimene, kes on 18 ja 28 on ikkagi erinevat nägu, eks ju. Ja selle viimase 10 aasta jooksul ta muidugi regulaarselt külastas vanemaid ja käis vanematega tihti läbi, aga alati päevasel ajal ja alati oli see krohvi korral. Ja siis ütles, et kui vanemad mind näeksid, nagu ma tegelikult välja näen, siis nad ei tunneks mind võib-olla ära. Ja minul on ka see, et kui ma olen mingist laevas näiteks ja toimub laeva õnnetus ja saatame koos laevaga üksikule saarele, et siis ma näen täpselt samasugune välja nagu ikka. Et mingit vahet ei ole. Ainuke vahe on see, et võib-olla mulle meeldib juuksed võib-olla kokku panna kummiga, et kui mõni ahv seal üksikul saarel juukse kummi ära varastab, siis ma pean lahtiste juustega olema, mõnikord on ka lahtiste juustega. Või see vahe on ka, et kaenlal võib-olla ei saa karvu ajada siis ja see on ka, aga kes mu kaenlal ikka vaatab, eks
põhimõtteliselt see nägu, mis mul on täpselt samasugune, mitte mingit vahet ei ole. Ja see oli ka siis, kui ma sain üle oma sellest luterlikust väärõpetusest, ütleme nii, ketserlusest, et ei tohi elu nautida üldse ja peab olema töötama ja ära surema. Ma ei tea, ühesõnaga peab olema selline tagasihoidlik ja äriklassis reisimise ei tohi üldse mõeldagi, see on surmapatt. Ja kui ma unistus ikkagi oli kauglenud äriklassi minna, siis üks mu argument, ma üldisin ikkagi argumente tuua, miks ma seda teen ja mul on mitmeid argumente, näiteks mul tuli vastu selliseid ilusaid tütarlapsi, kellel oli mingisugune kallis, ma ei tea, mingist rohelisest kapsast ja ma ei tea, millest spinatist ja mingitest vetikatest tehtud joogid ja siis need igasugused make-up muidugi peal ja siis võib-olla vanemad naisterahvad, kes mitte ainult make-upi tarvitage, vaid selliseid karmimaid asju. Kuni, eks ju, skalpellini välja. Ja mõtlesin, et huvi pärast guugeldakse palju, kuhu see skalpellini välja maksab, eks ju. Et teaks, et mul ei ole õrna aimugi ausalt, et ma eeldasin ikka palju ja ma eeldasin muidugi, et haigekassa selliseid asju kinni ka ei pleki, eks ju. Ja summad olid vägevad, eriti nende kuulsate kirurgide juures ja mõtlesin, et äriklass on sellega veel täielik nohu. Et siis ma mõtlesingi, kui ma istusin äriklassi seal sellel uhkel toolil, millega sai imetrikke nippe teha. Ja mõtlesin, et kui midagi kehaosad hakkavad ära vajuma, siis vähemalt on seal igasuguseid kapikesi ja nurgatagused, kuhu need toppida, need ära vajuvad kehaosad. Et ruumi on. Ja praegu on selles mõttes olukord muutunud, et minusugused inimesed on tulnud juurde, meie eeskõneleks tundub on saanud väga suur üllatus Pamela Anderson, kes omal ajal võib-olla ei oleks eeldanud, et temast saab selline isik, aga ta ütles ka, et ta tahab olla nii, nagu ta päriselt on. Ja. Et see on selline vaimne, see on spirituaalne teema, et ma tahan olla selline, nagu ma olen, et kui näete mind üksikul saarel ja kui te näete mind tänaval, siis te näete sama inimest. Aga ma ei ole kindel, et kui teised reised, kellega ma sinna üksikul saarele satun, et võib-olla ma ei tunne need ära, et laevareisi ajal sai võib-olla kuskil kohvikus koos kohvi joodud ja pärast oleme üksikul saarel, teile tuleb tere, mulle ütlesin, kes sa oled appi, eks ju, ma ei tunne ära. Et seda, võib juhtuda. Et see oli siis mõtisklus, mida ma tegin siis minkimisest või meikimisest ja nagu ma aru saan, et ikkagi need möginad ja möksid, mida tarvitatakse selleks, maksavad ka raha. Ma rahata nüüd ei ante, kui ma jällegi see raha kõrvale panen, siis jälle koguneb äriklassiks. Ja äriklass on muidugi selline tore asi, et need lennukid on sellised mõnusad lendavad baarid. Ja siis see alkoholi kuritarvitamine, see on selline, et ma suhtun alkoholi tarvitamisse väga positiivselt, aga ma ei suhtu purju jäämisesse positiivselt. Ja ka võib-olla see katoliikliku ühiskonna mõju, kus ma olen elanud. Ja selleks, et kahjusi nagu minimeerida, siis on mul teatud trikid, eks ju. Esimene trikk on see, et tavaliselt, kui mul on selline lend ootama, siis ma lähen täielikule alkoholipaastule, et ma kuu-poolteist ei tarvita tilkagi mitte midagi. Et elan nagu mingi täiskarslane. Ja see ei häiri mind eriti üldse, et järelikult ma ikkagi alkohoolik ei ole, et ma kuulsin, et alkohoolik on need, keda see häiriks. Ja mind on mul on savi. Ja siis on see, et aga siis üllatus oli see, et kui ma pärast 1,5 kuust alkoholipaastu sinna lennukisse astusin, nägin samasugune välja nagu praegu. Samasugused lihtsad riided olid seljas ja see oli ka minu see, et ma lähen lihtsalt ja ma olen nii nagu olen, eks. Mul oli 2-eurone jakk seljas ja mille ma kuskilt, ma ei tea, prügihunnikust olin ostnud endale, see läks ära viskamisel ühes Humana stiilis poes. Aga ma ostsin ta ära, ma ütlesin, et andke see mulle, ma olen 2 eurot. Ja siis ma avastasin, et ma olin enne mõelnud, et ma lähen ikka võtan, seal pakutakse kõigepealt ju kokteili, eks ju. Mõtlesin, mis kokteili ma võtan ja mõtlesin, et ma võtan Negroni, et Negroni on selline stiilne kokteil, aga siis ma avastasin, et ikkagi see sisaldab džinni ja ma ei olnud kindel, et ma suudan üldse džinni juua. Et see on väga kuidagi karm jook. Ja siis ma võtsin joogi nimega Garibaldi. Aga džinn on ka tore jook, aga kui džinni juua ei taha, mida siis peale hakata, siis ma tavaliselt joon džinni ja toonikut, aga ilma džinnita. Ja siis on see esteetiline moment jääb alles, panes ilusse klaasi, kõik on nagu kallis kiinapuu koorega tehtud see toonik ja ilus sidruuniviiluke või mingi puuvili pannakse sinna sisse ja kõik on väga ilus, aga džinni seal sees ei ole.
ja või on mingit veinist tehtud mingit kokteili või špritsi. Šprits on ka selline lav. Garibaldi väga hea kokteil, Campari ja apelsinimahlaga, väga hea, väga hea. Aga jah, et kõik see tuleb sellest, et jah, et ma, no kingitus võib-olla sellepärast, et ma ei ole ennast kunagi tahtnud meikida. Ja minu jaoks ei meigi sensi.